mis on kõige naljakam hetk, mis siin tööl juhtunud on ja kui ta selle läbi selle kogemusloo põhjal inimene tutvub ka selle tööga. No selline kombinatsioon oleks siis kõige parem, ma ikkagi loen välja siit, eks, et sa üritad kuidagi influencereid kaasata, aga ka nagu oma töötajaid, et siis see nagu on selline tervik või komplektne, eks ole, lõpuks. Sisuloed võivad päris hea nagu siuke start olla, kus sa saadki mingisugust tähelepanu, võib-olla saad mingisugust nõu üldsegi. Hea hüppelaud. Ja et viia siis pikale sisule näiteks või mingisugusele nagu, ma ei tea, intervjuudele oma töötajatega mingi playlist või mis iganes on ja. Okei. Aga veel nagu nende meediumite ja kanalite juurde tulla tagasi, et kui nagu me ei tea, võrdleme TikToki, Instat ja LinkedIn ja kas selline asi nagu see scroll stopper või see tähelepanu püüdja ja meil on see esimesed 2-3 sekundit, mis te ütlesite ka huuk on ja kas see on nagu kõikides kanalites oluline, et kas nagu täna tööandjana ma pean ka mõtlema sellele, et see esimesed 3 sekundit oleks ka, et absoluutselt sellele mõtlema. See ju on igal pool, et see on sama, mida kollane ajakirjandus teeb, see on sama, mida kõik TikToki influencerid teevad, Instagrami storydes isegi on see, sa ütled kõigepealt, te ei tea, mis mul täna juhtus, et see on ka hukk, et igas või isegi mingi Netflixi sarjas ju alguses peab midagi. Sa ei alusta lugu sellega, et mingi täiesti suvalises asjas, vaid näiteks kus oli see Jokker seal mingi Batmani filmis, algab kohe actionist, kohe nagu sa pead, ühesõnaga see ongi juba hukk, et sa tahad teada, mis saab. Aga kui inimene vaatab mingi 4 sekundit ja ta ei taha teada, mis saab, siis miks ta peaks edasi vaatama, kui järgmine postitus võib-olla on see, mida ta tahaks vaadata. Võib-olla just, et mitte ta ei taha, vaid teda lihtsalt ei huvita. Ja ta ei tea, et tuleb midagi, mis võib-olla teda huvitaks. Et see on et su sisu võib olla mega hea, aga kui sul on esimesed 3 sekundit ei kinnita inimesele, et see sisu, mis tuleb, on mega hea, siis see ükskõik, mis see võib olla YouTube'is thumbnail ka, et kui thumbnail on kehva, siis sa isegi pea seda videot tegema, sest keegi nagunii ei vaata seda. Nii karm ongi kohe see sotsiaalmeedia. See ei ole karm, aga see on nagu puhas inimpsühholoogia, et kui sul on valida mingi 100, ma ei tea, töökoha vahelt, siis sa näiteks nendest 90 lihtsalt mingid hallid kastid on ju, siis sa valid selle, mis on, kus on peal mingi, et siin on äge mingi XY, et sa pead ikkagi tähelepanu võitma, et keegi Et tänapäeval on nii palju seda valikut on nii palju, mis on ju tore selles mõttes, aga ja infot on nii palju, igalt poolt tulevad infod, artiklid, sisu, et ehk siis ei saa lihtsalt olla, et küll keegi meid kunagi leiab, et siis võib-olla keegi leiab selle ettevõtte, aga lihtsalt võib-olla mitte need inimesed, keda sa tahaksid. Okei. Mis veel lisaks sellistele hukkidele oluline on, kui sa noorte peale mõtled? Mis noortele veel meeldib? Kas nagu, et kuidas siis teha head sisu? Jaa, sest et inimpsühholoogia on see, mis nagu hästi palju mängib rolli, et mingisugune FOMOd ja need hukid ja nii edasi, et käime need kõik üles. Ma nagu just üks päev, mul on nagu 2,5-aastane laps ja siis üks teine laps nagu oli ta kõrval ja ta ei saanud last motiveerima kuidagi siis mänguväljakul trepist üles tulema ja siis ta ütles, et tule ma räägin sulle ühe saladuse, et siis saab ja laps kohe läks on. Et see tegelikult on ju kõik kaasa sündinud meile, me nagu inimpsühholoogias psühholoogiat teame, siis me oskame ju seda nagu sisu paremini toota. Mis need asjad on lisaks hukkidele ja asjadele? No okei, ma tegin nüüd hea hukki või selle tähelepanu püüdi 2-3 sekki. Hea idee. Okay, hea idee. Sul ei ole mõtet püüda tähelepanu, kui lõpp on halb, aga hea idee või hea kontsept on see, et sa tead, et sul on midagi, millest rääkida üldse, et see asi, millest sa räägid, on tähtis või see läheb inimestele korda. Ja siis sa mõtled, et okei, see on äge kontsept, nüüd kuidas ma teen niimoodi, et inimesed seda kontsepti vaataksid. Aha, hukk. Ja siis, kui sul on hukk ja siis sa teed niimoodi, et see kontsept nüüd päriselt oleks siis loogiline, lihtsasti arusaadav ja nagu huvitav, et. Okei, aga enne ma tahaks hukkide kohta veel seda küsida, et kas ma võin lihtsalt näiteks GPT-sse nagu, kui sa või kuskile AI-sse või kuskile panna, et et ma ei tea, genereeri mulle 100 erinevat hukki või nagu vaata enda parimaid, ma ei tea, kõige meelepärasemaid influkaid või mingeid TikTokereid, et sa põhimõtteliselt iga video algab hukiga, kes on nagu vähegi teadlik, ma saan aru, et siis lihtsalt vaatan sealt ja teen ja vaatan, proovin, testin või kust ma saan? Vabalt, et kas või võtadki, sa scrollid muidu niisama TikTokis, mõnda jääd vaatama ja siis mõtled korraks, mis ma jäin seda TikToki vaatama.
kuidas see pani mind tundma. Nüüd alati, kui me YouTube'i näiteks vaatame YouTube'i video lõppu ära, siis paned video kinni, et okei, et nagu kas ma sain sellest videost midagi, kas see video pani mind kuidagi tundma,